Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on nädala energia. Vaatame, mida toob siis nädal 22. kuni 28. juuni kõigile meile. Tegemist on siis kollektiivse lugemisega ja valmis on mul pandud selleks nädalaks siia siis 7 kaarti. Sa võid neid võtta kui siis nädalapäevi, aga sa võid siit videost endale siis kaasa noppida sinuga haakuvad olulised sõnumid, mis sa tunned, et hetkel sinuga ei haaku, lase see endast lahti, järelikult on see kellelegi teisele siis mõeldud ja vajalik. Iga nädala energia video lõpus on toimumas ka selline mäng, siit saad vastused siis 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks selle nädala tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks selle nädala tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab. Ning siin video all kirjelduses on olemas ka ajamärgid, saad sinna klikata, video hüppabki kohe selle kas siis lugemise juurde või siis mängu juurde, et sa ei pea ise kuskilt hakkama siis otsima. Ja enne veel, kui ma alustama, tahan kõigile teile öelda kogu südamest suur aitäh, kui sa oled hakanud Tiiu Tara YouTube'i kanalit jälgima, oled pannud ka videole like'i, ka kommentaarides mulle andnud märku, kui midagi on hästi täppi läinud või sobinud ja suur aitäh ka kõigile, kes on siis külastanud tiiutarat.ee kodulehte, seal on ka väga palju erinevaid lugemisi, mida saab siis vaadata, kaasa arvatud ka mida toob suvi 2026 aastal, eks ole, et vaatame, mis on siis suvekuudel meie jaoks siis varuks ja sealt saab ka siis, et õppida, kui sa tahad rohkem nagu tarakaartide kohta siis teada, siis ma olen sinna lehele loomas sellist kursust, et sa saad omas tempos õppida, et see on siis leitav sellised lehed nagu tiiutarat.ee /tarakool. Aga lähme nädala energiate juurde, ka ilusaid pühi kõigile ja väga ilusa kaardiga me ka alustame. Meil on karikate 10 õigetpidi, sauade 10 tagurpidi, siis on meil mõõkade 5 õigetpidi, mõõkade paas õigetpidi, järgmine kaart on erak õigetpidi, narr, vau, õigetpidi ja saatan õigetpidi, okei. Kahel korral kaart number 10. Number 10 tähendavad lõppe ja alguseid, midagi lõpeb, midagi uut algab, eks ole, meil just oli siin ka siis suvine pööripäev, eks ole, et hästi nagu selline hea periood, vanad asjad selja taha jätta, uusi asju alustada, et väga tore ja neid kaarte number 10, mis ongi nagu üleminekuperioodide indikaatoriks, veel saadab ka narr õigetpidi, et narr on kõige suurem kaardipaki nagu selline puhas uute alguste energia, et uus imeline tsükkel on algamas, kui narr tuleb kaardipakist välja ja siin ta on veel õigetpidi ka, mis tähendab kohe nüüd ja praegu, et me ei pea nagu ootama selleks, et see uus asi meie ellu tuleks. Aga me alustame algusest, karikate 10, no muidugi need jaanipäevad ja pühade ajad ja karikate 10 ongi selline perekaart, kodukaart, ka lähedased sõbrad, kes on nagu perekond meie jaoks, et karikate 10 on hästi õnnelik, hästi rõõmus, hästi lõbus, ta pidutseb, ta tunneb elust nagu tõesti sellist joovastavat rõõmu. Karikate 10 on ka armastuse kaart. Romantilised suhted on eriti fookuses karikate 10 ja vallalistele karikate 10 siis ennustab alati uut suhet, uut partnerit, armumist, elu lõpuni koos, elu on ilus, kõik on hästi tore. Karikate 10 ongi nagu ühtegi miinust sellel suhtel ei ole, ainukene miinus tekib siis, kui sa ise hakkad näpuga järge ajama ja neid vigu otsima, et kes otsib, see leiab, eks ole, et tegelikult me nagu võime tühja koha pealt hakata nagu üle mõtlema, genereerima mingeid vigu oma peas ja siis selle ilusa asjaga kohe ära rikkuda. Aga karikate 10 on siis armastuse ja paarisuhete kaart. Vallalistele ta toob uue suhte, karikate 10-ga me oleme pikalt selles suhtes. Kui on narr ka meil laua peal siis koos karikate 10-ga, narr tavaliselt indikeerib uut partnerit, kedagi, keda sa veel ei tea, sa ei ole teda kunagi kohanud, sest narr on nagu nullist alustamine või puhas valge leht või et me keerame elus uue nagu lehekülje, et see on keegi, keda sa veel ei tea. Kes on suhtes, karikate 10 siis indikeerib, ta nagu ennustab siis kihlust, ta ennustab abielu, ta ennustab laste saamist, perelisa saamist, ta on väga nagu selles suhtes õnnelik kaart, et kõik meie lähisuhted, meie peresuhted, sugulased, ka meie toredad sõbrad ja ka nagu meie paarisuhted hästi õitsevad selles karikate 10-s. Karikate 10 on ka seotud meie koduga, et kes on ammu mõelnud kodus midagi parandada, ehitada, seinad ära värvida,
uus diivan, uus vaip, et hästi hea nagu selline kas pesa punumise energia või siis just nimelt selline suur kodu kraamimise energia, et puhastame kõik vana jama nagu ära. Et karikate 10-ga ja mida rohkem me hoolitseme enda kodu ees, see tähendab, et me hoolitseme ka iseenda eest, et kodu on hästi nagu selline meie üks kihtidest. Et kui kodus on asjad katki ja pilla-palla, siis see tähendab, et ka meie sees emotsionaalselt, psühholoogiliselt on asjad katki ja pilla-palla, eks ole, et tuleb nagu natukene ka analüüsida seda, et millises seisus on meie kodu, kas me oleme midagi unarusse jätnud, kas me lükkame pidevalt edasi midagi on katki, aga me ei tee korda, see tähendab, et meie elus on ka midagi katki, aga me ei tee korda, karikate 10 üldiselt nagu indikeerib siis selleks nädalaks sellist puhast rõõmu ja ka naudingut, nii et naudi toredate lähedaste inimestega siis koos olemist. Ja ka natuke sellist, et kes käib kuskil jaanipäevapeol või üritusel, siin on ka armumise hõngu karikate 10-s, et kes igatseb enda ellu armastust, siis tasub oma süda hästi avatud siis hoida. Et ääretult nagu tore kaart ja kaardid number 10 siis indikeerivad mingisuguse teekonna sellist kulminatsiooni või et tavaliselt nagu üks peatükk saab läbi ja teine on kohe algamas ja selline üleminekuperioodid ja kuna see teine kaart number 10 tuleb ka siis kohe meile järgi, siis ongi nagu üks selline peatükk on meie elus saamas läbi ja kui sa oled tundnud, et see kevade periood või võib-olla ka suve algus on olnud väga raske või keeruline, et sauade 10 on üsna nagu selline läbi põlenud, ülekoormatud nagu kaart, siis tea, et see ülekoormatud, läbi põlenud, raske, keeruline periood, et see saab nüüd nagu läbi ja siin on isegi nendes kaardides sellist hõngu, et kohe nüüd ja praegu, et me ei pea selleks veel virelema ega ootama ega kannatlik olema, et see pööre tekib nagu nüüd ja praegu. Sauade 10 tagurpidi siis indikeerib pingelangust ja teatud nii-öelda tegevused, mis me oleme hullult nagu enda kanda võtnud. Ühel hetkel me sauade 10-ga alustame või et avastame, et tegelikult ma ei viitsigi neid teha, ma ei tahagi neid teha, neid ei olegi mõtet teha, eks ole. Sauade 10 on nagu selline kaart, et võtame 3 asja enda peale, teeme neist mõned ära, tuleb veel 10 asja peale, teeme neist mõned ära, tuleb veel 100 asja peale, teeme neist mõned ära, tuleb veel 1000, et me nagu võtame enda peale hästi palju ja tahame kõike saavutada, igale poole jõuda, kõigiga on vaja rääkida, võib-olla tööl on kiire, kõik tahavad midagi, sauade 10 ongi selline, et see orava ratas muudkui keerleb ja keerleb ja keerleb, maha me sealt astuda ei saa. Ja ühel hetkel põleme läbi, eks ole, et see ratta keerlemise tsentrifuug pigistab meid tühjaks ja see ongi sauade 10 tähendus, me oleme tühjaks pigistatud ja see on hea indikaator, kui sauade 10 on tagurpidi, et kes on olnud tõesti nagu on tunne, et elu on sinu tühjaks pigistanud, siis tea, et sa saad puhata, et sa saad nagu rahuneda, sa saad aru, mis on olulised asjad, mis ei ole, mida teha praegu, mida mitte, millist suunda valida, et praegused selle nädala kaardid hästi nagu seda ka sul aitavad teha, toetavad väga. Et sauade 10-ga siis tagurpidi ka tuleb loobuda suurest vastutusest, mõnikord me nagu tahame kõike kontrollida, eks ole, et näiteks jaanipäevapidu või mis iganes töökarjäär, või kodu uuendamine, ehitamine, me tahame, et kõik ma pean ise tegema, näpuga järge ajama, kõik ise plaanima, ise mõtlema, ise tegema. Ja sauade 10 on ka mõnikord kaart, kus me peame õppima delegeerima, kasutama abi, võtma vastu toetust teistelt, tegema koos tiimitöö, et kõike ei pea üksinda tegema ja üksinda haldama, et sul on olemas inimesed, kes sind toetaks, kui sa vaid laseks, sest sauade 10, see nagu alumine kiht, kus see kõik tuleb, et me muudkui võtame 100 projekti ja 100 asja muudkui nagu enda peale, arvame, et elu on siis ainult lahe, kui elu pidevalt suure hooga nagu käib, see alumine kiht on kontrolli vajadus sauade 10-s. Vajadus kõike kogu aeg koos hoida, kõike kogu aeg kontrollida, kõik oleks kogu aeg sinu moodi ja nii nagu sina tahad ja
aga mõnikord tuleb laste roolist lahti ja laste nagu ka siis universumile näidata võib-olla hoopis alternatiivseid radu, kuidas miski võiks minna. Et saavutad 10 lihtsalt tagurpidi, tuleb puhata, tuleb mitte nii palju asju kogu aeg paanitseda, enda peale võtta, las asjad lähevad nii, nagu nad lähevad, lasen lahti ja avastame, et isegi mingid tegevused, eesmärgid, projektid, me ei tahagi neid enam ja see on täiesti normaalne, et me ei taha neid enam. Mõnikord me kasvame sellest välja, ei saa enam rääkida ka, kasvame sellest välja või siis meid ei huvita enam, maailm muutub, me ise muutume, universum muutub ja see on loomulik, et me tahame uusi asju, me nagu peamegi muutuma ja saavutada 10 on ka väike selline hoiatus, et ära jää rippuma nende nagu harjumuste või vanade tegevuste nagu külge, kui see tegelikult mingi osa sinust tunneb, et see on mõttetu või et sa ei tahagi enam, et see on selline nagu hea pöördeline nädal, vaata, et visata kõik vana minema ja tõesti nagu täiesti valgelt puhtalt lehelt alustada siis uuega. Mõkkade 5 on ka meil väljas. Mõkkade 5 on selline ärevuse ja ülemõtlemise kaart. Äkki ma teen kõik valesti ja äkki on kõik minu süü. Tegelikult ei ole. Mõkkade 5-ga võivad tekkida pisikesed mõttetud tülid, nägelused, arusaamatused, keegi ütleb midagi, keegi saab valesti aru, keegi teeb lolli nalja, keegi solvub ja siis Mõkkade 5-ga mis juhtub? Sääsest tehakse mis asi? Elevant ja siis kõik hakkavad nagu üle mõtlema ja paanitsema selles Mõkkade 5. Et sellepärast ongi meil hea selles sauade 10 tagurpidi juba harjutada seda Hakuna Matata suhtumist, et kui kõik tõmblevad ja täitlevad, siis sina jääd nagu rahulikuks ja Mõkkade 5 ongi nagu selline, et kuna meil ka järgi tuleb Mõkkade baas, mis on juba nagu selline venimine, viivitused, keegi vasta, vaata, et natuke selline energia, muidugi pühade ajal ei saagi ühtegi võib-olla meili kätte või keegi ei vastagi, aga see energia nagu selline samasugune Mõkkade 5 ja Mõkkade baasis, et juhtub midagi, näiteks me helistame kuskile, meilime kuskile, tahame, et tööle saada kuskile, räägime inimestega ja siis järsku on vaikus või järsku meil ei vastata, meil on tunne, et ignoreeritakse, asjad muudkui venivad, tekivad mingid mõttetud sekeldused, keegi unustab isegi vastata, eks ole, ja siis mõlema kaardi nagu see sõnum on see, et see ei ole sinu süü, sa ei saa seda kontrollida. Kui sa ei saa asju kontrollida ega muuta, kui sa tegelikult ei saa hetkel midagi teha, siis mida sa paanitsed? Point selles nagu ongi, lase sellel minna, lasta hetkel nagu olla, kui keegi kaob ära, meil on ka see erakukaart tulemas järgi, mis on tunne, et meid on nagu ignoreeritud. See on kõik okei. Kõik läheb nii, nagu minema peab, mõnikord on hea seda ka endale öelda. Aga Mõkkade 5 ole valmis ja, et inimesed võivad olla nagu lambist turtsakad. Mõkkade 5 on juba selline kaart, mitte nagu hullult ärritunud ega agressiivsed, aga mingid imelikud sellised solvumised või et imelikud kuidagi möödarääkimised võivad tekkida, info nagu ei liigu väga hästi Mõkkade 5, eriti kui Mõkkade baas ka veel meil on kõrval. Aga teine sõnum mul on see, kui sul sisetunne kellegi suhtes, vaata midagi häirib või kripeldab, oled kuskil seltskonnas, võib-olla on see tööalaselt, võib-olla on see lihtsalt mingi naaber, kes iganes on ja sõber. Mõkkade 5-ga, kus sul on tunne, et midagi nagu valesti, vaata siin, et kõhutunne, sisetunne ütleb sul tegelikult kindlaid tõendeid nagu ei ole, aga sul on tunne, et see inimene kas ei suhtu hästi sinusse või ta võib väga head nägu teha, aga su kõhutunne ütleb, et midagi on nagu nihu. Siis Mõkkade 5-ga tuleb nagu kuulata seda, ta küll on selline nagu ärevuse kaart ka, eks ole, me ise ka teeme sellest sääsest elemendi, aga kuskilt see ju peab tulema, eks ole. Mõkkade 5 ütleb seda, et kui mingi inimene paneb sind korduvalt nagu tundma halvasti või et tekitab sinust nagu ülemõtlemist või ärevust või et kord on su tuju hea, siis halb, siis hea, siis halb, et tavaliselt kaartides number 5 kõik hakkab nagu kõikuma ja läheb tasakaalust välja, et siis tea, et seal on ikkagi nagu tõepõhi all, et kuskilt see nagu tuleb, et ei ole vaja hullult nagu analüüsida, aga on võib-olla hea korraks paus teha sellistest inimestest, kes meid panevad nagu halvasti tundma või et kelle järgi me ka pidevalt ootame. Teine sõnum, kui me liigume edasi Mõkkade baasi, kui sul on tunne, et keegi inimene käib sind nagu internetis vahtimas, luuramas, võib-olla sa näed seda unes, võib-olla sa lihtsalt tunnetad, võib-olla see mõte lihtsalt tuleb sulle pähe, see võib olla ükskõik kes
kas ülemus, töökaaslased, mingi eks sul, tema uus naine või mees, on ju. Et mõõkade baas on ka lihtsalt, noh, ta on väga uudishimulik kaart, aga ta võib olla ka natuke draamakaart, eriti kui see mõõkade viis on nagu siin kõrval. Et kui sa ei taha, et teatud inimesed näeks internetis sind või et mis sa seal teed või et postitad või kellega sa kust käid, siis tuleb nagu plokk peale panna või tuleb nagu mõelda siis, mis me sinna ka üles paneme, sest mõõkade baas on nagu internetis luuramise kaart. mõõkade baas on ka, noh, kuna tal on tänapäeval omistatud interneti nagu tähendus, mõõkade baas on ka siis ka internetiõpingud, koolitused, kursused ja ka nagu selline hea nagu enesearengukaart, et ta ka indikeerib sinu nagu sellist uudishimulikku aju, et meil on küll selline puhkuseperiood, ilmad on ilusad, tahame puhata, aga kui sa näed mõnda ägedat võib-olla koolitust või kursust või sa tahad ise nagu uurida millegi kohta, õppida, väga-väga head õppimise nagu energiat on õhus, kuna meil on kõige suurem õpingute kaart üldse kaardipakis, ERAK ka siia tulnud välja, ka veel õigetspidi. Noh, meil on need kooli lõpud, kooli sisseastumised, koolide valimised, et ongi nagu selline võib-olla aeg hakata mõtlema selle peale. Et aga noh, mõõkade baasi juurde korraks tagasi tulles, et mõõkade baas on selline lühikursused, võib-olla on see mingi laager või et paar päeva õpime midagi või et mingi nädalane kursus või et koolitus, mis me oleme ammu nagu soovinud läbida, et mõõkade baas on selles suhtes väga-väga nagu soodne kaart. Nüüd, kui me ootame nagu mingisugust tehingut või infot, mõõkade baas tavaliselt indikeerib mingisugust ajutist viivitust, sekeldust, venimist. Tea, et see ei ole sinu süü, see on teise osapoole süü selles kaardis. Et näiteks üritame kuskile tööle saada, meil öeldakse, et vastame nädala aja jooksul, kuu aega ei ole vastatud, on ju, et juba on midagi veninud siin, siis tea, et mõõkade baasiga ühel hetkel need vastused tulevad, nad lihtsalt hetkel ei saa sellega tegeleda. Ta on lihtsalt selline märguanne, et viivitus on ajutine, et see ühel hetkel lõpeb, ise sa sinna midagi teha ei saa, ei ole mõtet oma CV-d 10 korda uuesti saata, las ta nüüd olla, enne kui sa oled juba midagi nagu kuskile saatnud, teinud, siis las ta olla, küll see nagu edasi liigub ühel hetkel, kui see aeg on küps ja õige. Ja ERAK kaardist, kui ma juba alustasin ka rääkimist, ta on nagu kaardipaki kõige suurem siis õpingute, koolituste, kursuste, enesearengu, koolimineku kaart, et võib-olla sul ka siin lähitulevikus hakkab tekkima nagu tunne, et tead, ma tahaks vist ikka kooli minna või sügisest kooli minna, ERAK on ju ka septembrikuu kaart, on ju. Et tahaks mingit uut algust võib-olla enda elus või et ka et eriala vahetada näiteks. Väga-väga head kaardid ongi narr ja ERAK, et ERAK on siis uue asja õppimine, narr on nagu tutt uue, täiesti tundmatu, ägeda, põneva raja nagu valimine. Ja kes igatseb rohkem, võib-olla väga spetsiifiline sõnum osadele teist, et tahad tööd teha kodust või sellist asukoha vabadust, siis mõõkade baas on sinu kaart. See ongi see online töö või internetitöö või asukoha vaba töö. Mõõkade baas ka siis seda esindab, et see on väga-väga hea nagu märk sulle, et sa tegelikult mõtled nagu õiges suunas. Võib-olla on see seotud natukene ümberõppimisega või et uue asja õppimisega, et sa saaksid siis kodust tööd teha või et raha teenida nagu asukohas, mis sulle sobib või et sinu nagu tingimustel. Ja ERAK kaart ütleb ka seda, kui sa oled kaua tundnud ennast nagu üksinda või et üksikuna, siis tea, et sinu inimesed on olemas siin maailmas. ERAK kaardis me mõnikord nagu, kuna ta on ERAK, eks ole, me teatud perioodidel läbime nagu mingisuguseid, kas on see kuid või on see isegi aastaid, kus me tegelikult peamegi natukene nagu omaette olema või üksinda olema, sest meil on nagu enda asjad, millega tegeleda, on see nagu siis nagu iseenda tervendamine, tundma õppimine, võib-olla on ka teatud inimesed sind hästi nagu alt vedanud, kuna meil on ka see saatana kaardikene, siin on ju väljas, et saatana kaart toob kõik nagu varjatud, vaata puudused ja allasurutud tunded ja mineviku haiget saamised ja ka meie enda mustrid, eks ole, toob nagu esile, mis ei ole kõige tervislikumad, et see on nagu nii huvitav, et meil on saatan, mis on nagu noh, nii-öelda negatiivne
tervise ja harjumuste kaart ja meil on erak, mis on väga positiivne tervise ja harjumuste kaart, eks ole. Et see ja nende kahe vahel istub meil narr õigetpidi, mis on nagu maailma kõige suurem pööre ja muutus, eks ole, uus algab, sul on võimalik kõike muuta enda elus. Nii et eraku kaart ongi nagu see, ma tulen tagasi praegu selle sõnumi juurde, kui sa oled tundnud ennast üksinda või üksikuna, enda inimesed leiad sa üles niimoodi, et sa lähed kas trenni või kas sul on mingi spordiala või trenn või kursus või koolitus, kooli minek või siis mingi hobi, mis sulle meeldib väga teha, seda peab nüüd tegema teiste inimestega koos, et on aeg rohkem nagu võib-olla sellist tiimitööd, koostööd nagu luua. Ja ka eraku kaardis me leiame need oma inimesed või meiega nagu sarnaselt mõtlevad inimesed või inimesed, kes meiega kokku sobivad, ka siis energeetselt, vaimselt või nagu sinuga selle uue peatükiga sobivad kokku, et sa leiad nad sealt kaudu. Eraku kaardis on need õpingud, on need mingid trennid või mingid hobid, et see nagu kamp inimesi, kellel on üks eesmärk või et üks huvi, nii-öelda, ja sealt nad sinu ellu ka siis imbuvad, et selles suhtes hästi nagu tore kaart. Aga tervisest me ka juba hakkasime rääkima seoses selle saatanaga. See nädal on hästi, vaata, kuna need on suured ja võimsad kaardid, erak ja saatan ja narr, sellel nädalal on kõige olulisem otsa vaadata enda harjumustele. Kui on kurb tuju, mille järgi sa haarad, veiniklaasi, sigareti järgi, sa oled harjunud võib-olla saiakest sööma, suhkurt sööma näost, siis vaata, saatan räägib seal, saatan on meie keha ja meie pahed, sõltuvused, sisse harjunud mustrid, et kellel mis sõltuvus on, sõltuvus võib olla ka mingist telesarjast, sõltuvus võib olla ka interneti scrollimisest, ja see nädal palub üle vaadata meie nagu need sisse kujunenud rajad ja need harjumused, ma olen harjunud hommikul ärkama, kohvi jooma, hambaid pesema teatud viisil, vaata, ma olen harjunud oma keha kohtlema mingil viisil, ma olen harjunud suhteid inimesi kohtlema mingil viisil, ma olen meelestatud nende suhtes mingil viisil, näiteks kõik mehed on sead või kõik naised on raha peal väljas, igasugused sellised negatiivsed nagu nii-öelda mustrid meie sees või et kas on meie enda attitude või meie nagu suhtumine, saatan toob midagi nagu esile meis, mis lõhub tegelikult meid ennast seest poolt, aga me ise pidevalt teeme seda. Vahet ei ole, kas on see alkohol, saatana kaart, esimene nagu kõiki pahesid ja kõiki sõltuvusi ja kõiki mustreid, mis ühe inimese sees võivad olla, need on ka näiteks suhtesõltuvus, sõltuvus tähelepanust, sõltuvus teatud inimesest, et ta mul alati ikka olemas oleks, et ma talle ikka meeldiks, et ka sõltumine teiste tähelepanust üldse võib-olla, et see nädal me klatime midagi ära endas, eks ole, saatan igatseb tegelikult tervenemist ja tervendust ja seda erak ka meile väga pakub. Erak on meditsiinikaart, meie kehakaart, tervisekaart positiivses mõttes, saatan on negatiivses mõttes, aga tead, valgus ja vari peavadki alati käima koos ja käsi käes. Nad mõlemad kannavad endas ka maa energiat, eks maa element, Tahros ongi tuli, vesi, õhk ja maa, nagu me kõik teame. Kui ei teadnud, siis nüüd tead, ja maa element ka tihti, ta räägib meie kehast, meie tervisest, käega katsutavatest asjadest, aga ka töö tegemisest ja rahast. Ja vaata, saatanal on raha palju. See on tema üks väga suur pluss. Ja narr ka tähendab siis uue ukse avanemist, ka eraku kaardil on tegelikult selles kaardipakis kujutatud ust. Seega väga suur sõnum on paljudele teist ongi ümberõppimises või et nagu läbi õpingute siis täiesti uue karjääriraja avanemisest. Narr on siis midagi uut ja tundmatut. Narr siis tähendab, et meil tulebki teha midagi, mida me varem ei olegi proovinud, ei olegi teinud, ei ole julgenud proovida, sest narr on nagu pea ees pead hüppama tundmatusse. Ja mis siis saab? Saatana kaart, palju raha. Saatana miinus muidugi on ka ületöötamine, et sul tuleb hästi ka seda jälgida, et sa ei satuks jälle samasse mustrisse, kus sa hülgad oma keha ja hülgad oma suhted ja muudku töö, raha, et me ka mõnikord olemegi sõltuvuses näiteks ka töö tegemisest, trenni tegemisest, et kalorite lugemisest näiteks, et siin on ka teised äärmused ja saatan palub meil ka selle kõik üle vaadata ja saatana paradoks on siis see, et isegi või need maa energiat kandvate kaartide paradoks on see, et me ei saa aru, et vaata öeldakse, et terves kehas terve vaim, absoluutselt, aga maakaardid ütlevad terves kehas rohkem raha.
Eks me arvame, et me peame raha või töö või et sissetuleku või külluse või rikkuse nagu nimel hästi palju tööd tegema, katki ennast töötama, X summas tööd tegema selleks, et Y summas raha saada, aga tegelikult need kaardid tahavad õpetada meile vastupidist. Rahune maha, naudi elu, armasta vabalt, tunne elust rõõmu, meie keha tunneb ennast hästi, kohtle oma keha hästi, maga rohkem, magagi see nädal täiega, puhka ennast välja, söö head toitu, luba enda kehal trenni teha, liikuda, terves kehas rohkem raha, ütlevad ka need siis maa energeetika kaardid. Ja saatana kaart on ka seotud toksiliste suhetega. Ja kui ta tuleb kaardipakist välja, siis tavaliselt mis juhtub, et ta osutab sõrmega kõige valusamale haavale meie sees. Hülgamise haavad, et äkki petab, äkki valetab, äkki juhtub midagi, need hirmud kõik tulevad meist, eks ole, välja. Et me peame nendele nagu otsa vaatama, kui me tahame tervislikkust luua ka endale suhetes, siis me peame saatana kaardis endale üles tunnistama, et mingi osa meist, mingi muster meis ei pruugi nagu lubada või luua nagu tervislikku suhet, me nagu oleme kas ette juba pettunud, solvunud, kardame kõike või siis juba on nagu mingisugune eelnevat paika pandud mingisugune muster, et niikuinii kõik mehed petavad, tead küll, on ju meil need saatana kaardis. Võime endale genereerida igasuguseid piiranguid nagu välja. Meie enda valik on see, et kuidas me nagu suhtume või et kuidas me juba eelhäälestatud oleme millessegi, on ju. Nii et kahjuks tuleb saatana kaardis näha seda palki nagu enda silmas. Teised võivad ka olla süüdi, aga vastutus sinu elul ja ka sellest, mis sinu elust nagu saab ja sinu suhetest saab ja sinu rahast saab, lasub ikkagi sinul, mitte kellelgi teisel. Meil tuleb ka sellest ohvri rollist kahjuks või õnneks saatana kaardist välja tulla, et inimesed võivad meile liiga teha, aga see ei tähenda, et me nagu peame lubama nagu jätkuda sellel. Me saame alati otsustada, öelda ei, piire seada ja ka luua enda jaoks parema siis tulevikku. Saatana eesmärk ongi ju see, et meil oleks ilusad suhted, tervislik elu, palju raha, ta tegelikult igatseb ju tervendust ja selleks peab see kaart tulema kaardipakist välja ja näpuga näitama meile, mis on katki, et me saaksime selle ära siis parandada. Ja meil on ka narr välja, see narr on kaardipaki esimene kaart number 0. Narr on meie jokker siis taro kaardipakis. Ja narr põhimõtteliselt siis indikeerib nagu hästi-hästi suurt muutust ja suurt uut algust elus. Ja see võib olla praktilises plaanis ka, eks ole, meil on uus kodu, uus suhe, uus töö, täiesti nagu uus energia hakkab meie ellu voolama ja see on täiesti nagu tundmatu, et see ei ole nagu midagi, mis me oleme varem kogenud ja teinud. Ja narr on ka energeetiline nagu muutus, et kes on tõesti tundnud, et on nagu selline väsinud ja loppis ja kõik kuidagi häirib ja suhted ei ole hea, et rahalised ka ei ole, siis narr on väga-väga hea nagu märk sellest pöördest, eks ole, ja ta on praegu siin juba õiget pidi. Aga see pööre nõuab uut. Narr on nagu siuke, et ma ei ole varem küll niimoodi teinud, ma ei ole varem küll sellist asja teinud, ma ei ole varem küll niimoodi mõelnud. Natuke kohatu on, imelik on, hirmus on, ma ei tea, mis hakkab saama. Aga kui me ise käitume uut moodi, siis ka universum saab nagu uut energiat meie ellu nagu tuua. Sellepärast see saatana kaart ongi siin, et saatana kaardis me tavaliselt vajume tagasi vanadesse mõttetutesse mustritesse, aga narr ju igatseb millegi uue ja parema järgi, et kui sa tahad enda ellu midagi uut saada, elu armastust, uut kodu, tööd, palju raha, elu unistust või et kui unistuste elu, siis narr ütleb seda, et selleks, et seda uut asja saada, sa pead ise olema uus. Sa pead mõtlema uut moodi, riietuma uut moodi, hingama, istuma, astuma, käituma uut moodi, rääkima uut moodi, ennast väljendama uut moodi, et kehasta seda nagu muutust, mis sa tahad, et nagu juhtuks või käitu nii, nagu see oleks juba siin või et näiteks, kui sa tahad olla ma ei tea, hästi rikas, siis käitu nii, nagu see oleks sul juba olemas. Vaata, et narr ongi nagu selline kaart, et ta tuletab ka meile meelde, et sarnane tõmbab sarnast, eriti ka saatanaga koos, eks ole, et ka negatiivses mõttes, et sarnane tõmbab sarnast. Kui me mõtleme juba eos, et kõik on halvasti, siis asjad ei saagi hästi minna, sest me oleme meelestatud natukene teisele rajale. Ja see, millele me keskendume, seda me saamegi. Ja nüüd on nagu meie valik. Et millele me tahame keskenduda, kas me nutame midagi taga, kas me halvustame ennast, kas me loeme endal pidevalt ette, mis mul kõik elus valesti on, või siis valime uue raja, uue ja parema raja selles narrikaardis, et valik on sinu. Vot niimoodi, kalliks, et tähemärkidest on meil see nädal siis väljas. Meil on erak,
on neitsi isikukaart, saatan on kaljukitse isikukaart. Mõõkade baas on siis kõik sellised nooremad nooruslikud õhumärgid, kaksikud, kaalud, veevalaja. Ehk siis kõik need tähemärgid võivad sinu elus sellel nädalal suurt rolli mängida. Kui sulle see lugemine meeldis ja sa tunned, et sa tahad veel vaadata tarokaardi videoid, siis saad seda teha lehel tiiutarot.ee. Seal on väga palju erinevaid lugemusi töö teemal, raha teemal, suhete teemal, armastuse teemal, tarokool on seal olemas, mida toob suvi on seal olemas, mida toob aasta 2026 on seal olemas, nii et seal on nagu kõike. Meie aga lähme siit nüüd edasi mängu juurde. Tere tulemast tagasi, mängime mängu. Selles mängus saate siis vastused 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädalal tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab. Ja mäng siis käib niimoodi, et valid siin laual olevast 7 kivikesest välja ühe või siis ka mitu, mina segan need ära ja lasen nendel kõigil siia langeda. Iga kivi annab siis vastuse kõigile 3 küsimusele. Kividest on meil see nädal valida siis must-valge laiguline kivikene, kollane kivikene, roheline kivikene, selline hele rohekas sinine kivikene, tumesinine kivikene, pruun kivikene ja tulipunane kivikene. Kui sul läheb rohkem aega valiku sooritamisega, ma soovitan alati video panna pausile, saad rahulikult ära otsustada ja edasi vaadata. Mina hakkan nüüd need kive segama ja vaatame, mis on vastused siis teie küsimustele. Okei, alustame siis siit. Roheline kivikene, tähemärgid vähk ja lõvi, nädalapäev, teisipäev, kolmapäev, vastus on kahjuks ei. Tumesinine kivikene, tähemärgid vähk ja lõvi, nädalapäev, teisipäev, kolmapäev, vastus on kahjuks ei. Tulipunane kivikene, tähemärk kaljukits, jah, nädalapäev, laupäev ja vastus on ei ja vali uus suund vahel. Ja kollane kivikene, tähemärk kaljukits, nädalapäev, laupäev, vastus on ei ja vali uus suund vahel. Pruun kivikene, tähemärk on meil kalad, nädalapäev, pühapäev, vastus on võib-olla. Must-valge laiguline kivikene, tähemärk on jäär, nädalapäev on pühapäev ja vastus on täpselt siin jah ja võib-olla vahel. Ja selline hele rohekas sinine kivikene, tähemärgid sõnn, natukene ka siin on jäär, nädalapäev on esmaspäev ja vastus on siin, tead, ma ütleksin pigem jah, ta on küll see jah ja vali uus suund vahel, aga ta on väga palju rohkem selle jahi poole peal, nii et väga-väga põnev. Voot niimoodi, kallikesed, armsakesed, et see siis oli teie nädal. Ma loodan, et tuleb hästi vinge, tore, mõnus, imeline ja vahva nädal. Ma loodan, et kõik teie soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau!